Eesti Lasterikaste Perede Liidu podcast Sumin toob kuulajateni lastega perede argisuminad, mured, rõõmud, väljakutsed ja lennukad ideed. Puudutame teemasid läbi lapsevanemate elukaare, teeme peatuseid nii armastusel kui eluraskustel. Räägime perega seiklemisest, kastist väljamõtlemisest ja valikute tegemisest. Mina olen teie saatejuht Karin Rask. Suminani! Tere! Alustab Lasterikaste Perede podcast Sumin. Mina olen Karin Rask ja minu kõrval diivanil istub Katri Saali-Saul. Katri, sina oled terapeut, sa oled koolitaja, sa kirjutad artikleid ajakirjale Edasi ja sa teed ise peresaadet Vikerraadios. Ja kindlasti veel palju asju, mis mul pähe ei tule, on see kõik õige? Ja, ja siis sul on 3 last, 2 poissi, kes on juba suuremad ja 1 tüdruk, kes on väiksem. Tõsi. Kui vanad su lapsed on? Väike on 9, tüdruk on 9 ja pojad on 21 ja 28. Kas pojad tõenäoliselt ei ela enam sinu kodus? Nad on juba iseseisvad? See, kes on 28, see on juba ammu iseseisev, aga 21 on sellisel hoovõtu positsioonil, et nagu iga hetk välja lendamas, aga veel pesas. Kuidas sa sellega kohanenud oled tegelikult, kui sa oled ju terve elu elanud poegadega koos, ehk kindlasti selle suurema pojaga, ja siis, kui see hetk tuleb, et ta läheb oma elu peale, see on tõenäoliselt suur muudatus. No selles mõttes, et kui minu see kõige vanem poeg kodust ära läks, siis 2 tükki jäid ju koju. See on nagu hoopis teist laadi muudatus kui siis, kui sul keegi lendab pesast välja, aga pessa enam keegi ei jää. Et sel hetkel, kui minu vanem poeg kodust välja lendas, täpselt samal aastal sündis väike tüdruk, nii et ma olin tegelikult selle väikse tüdrukuga nii hõivatud, et sa ei pannud eriti tähelegi, et... ma tähele ikka panin, sest et meie vaheline suhe oli väga hea ja ta on nii tore. Mul kõik on lapsed toredad, aga tähele ikka panin, aga lihtsalt ma olin nii ülihõivatud muude teemadega. Aga kuidas teha sellist nagu sammu tagasi, et ma ei tea, milline ema muidugi sina oled, aga ma mõtlen, et mina ikkagi küll lasen lastel toimetada nii iseseisvalt kui saab, aga ma mõtlen, mul on vanem poeg 15 praegu, et ma ikkagi ütlen talle seda, et kuule, mis spordiriided sul on, kas sa viid need pesumasina juurde, mis sa täna söönud oled, alles lõuna ajal sõid ja nüüd on kell 8 õhtul, sa pead ikka vahepeal kuskilt sööma ja praegu on külm ilm, sa pead ikka selle paksema jope panema. Ikkagi sellised pisiasjad käivad igapäeva elust kogu aeg läbi. Et nüüd, kui ta elab üksinda, siis ma ei saa ju, praegu ma veel ei tea, aga ma mõtlen, et ma pean tegema ju selle sammu, et ma enam ei helista talle hommikul, et Hugo, kuule, vaata, väljas on 13 kraadi, täna pead panema paksema jope. Et mingist hetkest ma pean astuma selle sammu tagasi ja usaldama seda, et äkki Hugo ise teab, mis jope selga panna. Et kuidas see sinu jaoks oli? Kas sa tundsid ka sellist, et sa pead ennast teadlikult suunama tagasi hoidma või tuli see sinul loomulikult? Mina arvan, et kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis see laps oli piisavalt iseseisev juba meie kooselu lõpuski. Et mul ei olnud väga suurt muret sellega, mis ta selga paneb või kuidas ta saab. Kuigi kui tema läks kodust ära, ta läks ülikooli, ta läks ühte teise riiki, nii et ta hüppas täielikku tundmatusse, aga nagu ma ütlen, et ma olin sel hetkel ilmselt nii palju selles uues värskes emaduses sees, et mul oli teda päris lihtne usaldada. Aga ma arvan, et üks minu võib-olla tänase meie vestluse üks olulisemaid sõnumeid on see, et meie ülesanne emadena on anda oma lastele juured ja tiivad. Juured see, et nad on kindlalt maa küljes kinni, et neil on nagu selline maandatus olemas, mis me usaldame, et need juured lähevad kuidagi sügavale maa sisse, et nad saavad sealt kätte kõik vajalikud toitained, et nad püsivad. Ja samas, et neil on tiivad, mis neid kannavad. Ühesõnaga, et on nii gravitatsioon kui levitatsioon. Ja usaldus tähendab seda, et mul on niisugune kindlus, et need juured on maas ja need tiivad kannavad. Ja kui nii võtta, siis kui mina olen üle 50 ja selles mõttes, et minu nooruspõlv jääb ju nõukogude aega, siis käisime meie koolis ja me lõpetasime, kui olime 18. Tänasel päeval noored lõpetavad ju kooli, kui nad on 19.
mis tähendab seda, et juhul, kui nad lähevad näiteks ülikooli kuskile mujale, nad elavad vanemate juures veel terve aasta täiskasvanuna ja ma arvan, et see on üks hea aeg vaadata, anda endale kui vanemale kindlust, küll ta juured hoiavad ja küll ta tiivad kannavad. Aga kas sa oma terapeudi töös oled näinud ka selliseid emasid või isasid, kes ei ole osanud lahti lasta õigel hetkel oma lastest, võib-olla on liiga kontrollivad, et mis nõu sa siis neile annad? On üldse selliseid case'e sul olnud? Jaa, no muidugi. Ma võib-olla kohe praegu võtaks aja ja vastaks su küsimusele, meil on aega, vastaks pikalt. Absoluutselt, väga tore. Et kohe süveneks sellesse teemasse. Kui on nüüd, meil on noor täiskasvanu ja siis me vaatame tema päeva, vaatame seda 24 tundi, siis on ju see jaguneb laias laastus 3. Et siin on 8 tundi, mis inimesel oleks vaja magada, no keskmiselt jah, pluss miinus. Osad on tõesti sellised veel unekotid, kes vajavad rohkem kui 8 ja osad, kes magavad väga vähe ja no nagu nendel see osadele mõjub väga laastavalt, et nad magavad vähe, aga laias laastus keskmine inimene peaks puhkama 8 tundi. Siis on 8 tundi, mis on vaja teha mingit eneseteostust, tavaliselt selle jaoks, et tuua sisse raha, sa kas õpid või sa töötad ja see on ka laias laastus 8, muidugi osadel on see pikem aeg, osadel lühem, aga laias laastus 8. Ja siis on 8 tundi, mis on meie jaoks justkui enda aeg. Jah, nii. Nüüd, kui kokku saab noor paar, kui siis täiskasvanud inimene on nii tubli ja ta võtab ja läheb kellegagi kokku, siis 8 tundi und jääb. 8 tundi eneseteostust peaks jääma, aga nüüd kuidas jaguneb see 8 tundi, mis oli nüüd enne ainult sellele inimesele endale? See aeg peab nüüd jagunema paari aja ja minu aja vahel. No kui nüüd läheb mööda see romantiline aeg, kus siis nagu Siiri sisask laulab, et ja ma ei maga ja ma ei söö ja ma ei taha teha tööd, ehk sul nagu väheneb see 8 või tähendab see 8 tundi, kus sa pidid magama ja töövõimekus ka langes. Aga kui see läheb üle, siis eks ole, need 2 jäävad meil stabiilselt paika, aga nüüd on vaja selles 1/3 teha hea tasakaal minu ja meie aja vahel. Osad saavad sellega väga hästi hakkama, osadel see meie saab nagu kõike hõlmavaks, et nad kaotavad täiesti ära minu aja ja osadel tekivad suhtes need probleemid, et nad on väga ikkagi, no mina, ma tegelikult ei ole valmis selleks meieks. Nüüd me jõuame elukaare järgmisesse punkti, kus sünnib esimene laps. Ma just tahtsin küsida, et aga kui lapsed sünnivad ja kui veel mitu last on, kus just, siis selle ema, see kohe lähme sinna, et see on väga huvitav elukaarel vaadata, mis juhtub selle ajajaotusega, et no meil siin praegu sinuga ei ole ühtegi tahvlit, muidu joonistaks selle siia tahvlile või teeks diagrammide pealt, hästi huvitavad vaadata. Kui sünnib esimene laps, siis väga võib pihta saada see unekolmandik, aga no endiselt see vajadus selle järgi on hästi suur olemas. Nüüd on see töö, kus ühel partneril stereotüüpses ühiskonnas alati isal, tänases uues modernsemas me ei räägi enam, eks ole, ainult sellest, et see on emade aeg lapsega, et see 8 tundi läheb emal lapse peale, vaid see on selline vanema töö, mis on see, nagu, eks ole, üks vanem läheb endiselt tööle selleks 8 tunniks, teisel, see küüniline sõna, et vanema puhkus, no üksikutel inimestel on see tõesti puhkus, väga paljudel see on kaugel puhkusest, vaid see on ikkagi väga raske töö. Ja nüüd, mis saab sellest kolmandikust, mis enne oli jagatud minu aeg ja meie aeg? Tavaliselt üks beebi on nii kõike nõudev, kõike vajab, et ta võtab nagu igast sektorist nagu julmalt, et võib juhtuda nii, et kogu elu keerleb ümber selle lapse ja kui neid sünnib ridamisi juurde, siis mida rohkem neid on, seda suurem on tõenäosus, et nad laotuvad laiali nagu kogu 24 tunnile. Aga väga tihti juhtub niimoodi, et see, kes on kodus, ta teeb oma selle tööpäeva lapsega igal juhul ära see 8 tundi. Aga mis nüüd saab, kas seal on aega minule? Kas seal on aega meiele? Sugugi mitte igal paaril seda aega enam ei ole, et olla minu ja meie. Ja nüüd, mida suuremaks saab see laps, seda rohkem peaks tulema tagasi sinna seda minu aega ja meie aega. Paari tervis sõltub väga palju sellest, kas seal võetakse laste kõrvalt aega ka meie jaoks, aga me ei suuda olla adekvaatselt ka paari suhtes, kui see minu tass on täiesti tühi.
nii et siin on nagu hästi raske hetk on ju, kus ma pean olema nii, kus ma pean leidma aega, et täita oma tassi. Sest et kui oma tass on tühi, ma ei jaksa olla paari suhtes ja paarisuhe on just see platvorm, millest ma ammutan jõudu vanemlikeks oskusteks, sest et mõnikord on lapsed väga keerulised. Kuidas seda aega võtta? Minu jaoks ja meie jaoks? See on teadlikkus. See on lihtsalt teadlikkus, et kui ma ei võta aega, nagu väga paljud inimesed ei võta aega enese jaoks, mõtlevad, oi, nagu ma olen egoist, kui ma seda enda jaoks võtan, aga lihtsalt pärast on paha. Tagajärjed on see, et on tass tühi ja sa ei jaksa enam olla hea vanem, kui sa ei ole võtnud aega minu jaoks. Ja kui sa pole võtnud aega meie jaoks, kui see meie laguneb ära, siis sa pärast seda on sul tass niikuinii endal tühi, aga sa ei suuda olla ka väga hea vanem. See on teadlik tegevus. Siin peab olema võrgustik, millele toetuda. Aga see on nagu teine teema, kui me nüüd läheme elukaarega edasi ja oletame nüüd niimoodi, et need lapsed on läinud suureks, või mitte läinud suureks, lapsed on saanud suureks, siis see aeg, mis läks nendele, peaks nüüd olema uuesti peaks leidma seda minu ja meie aega. Ja väga paljudele paaridele ja väga paljudele üksikisikutele on see väga raske, sest et nad on kogu aeg olnud selles vanema rollis. Ja kui nad ei ole võtnud selles eelmises elukaare jupis aega meile, siis nad võib-olla on täiesti üksteisest võõrdunud. Ja võib-olla laps oligi see, läbi kelle nad tegid kas mingit eneseteostust või laps oli suurem emotsionaalne tugi kui partner. No muidugi, ma saan aru, et see podcast on paljulapselistele, et nendel on palju lapsi, et võib-olla polegi olnud aega olla mees ja naine, vaid me oleme ainult olnud ema ja isa või on üldse küsimus, et minu vajadused, mis need olid, aga ka paljulapselised peavad ju kindlasti võtma seda aega minu ja meie jaoks. Ja nüüd mida rohkem tegelikult nüüd inimene oskab olla selles, et mul on endal ka nüüd selline rahuldust pakkuv elu, ja meil on hea paarisuhe, seda lihtsam on lapsel minna ja seda lihtsam on vanemal lahti lasta oma lapsest, et ma usun, sinu tiivad sind kannavad. Kui sul ei ole seda eneseteostust, kui sul ei ole sellist head mõnusat suhet iseendaga ja paarilisega, seda on palju raskem teha. Nii et ma ütleks, et kõige suurem kingitus, mida me saame teha ühele täiskasvanud lapsele, on iseenda õnnelik elu ja meie rahuldust pakkuv paarisuhe. Küll oli pikk vastus küsimusele, aga see vastus. Elukaar, ma arvan, tuli siit nagu hästi välja, et kuidas, et need proportsioonid, see minu, meie, need liiguvad kogu aeg, alguses süsteem, naine, mees, peavad tegema ruumi sellele lapsele, aga nagu ühel hetkel on aeg võtta endale see ruum tagasi. No kindlasti võib-olla mõned mõtlevad seda, et aga kui mul ei ole seda tugivõrgustikku või lapsevanemad või vanaemad, tähendab vanaemad, vanaisad elavad kuskil kaugel ja ma olen kuulnud, et minul siin tutvusringkonnas on ka selline mure, et tänapäeva vanemad vanaisad, vaata, et nemad ei ole enam ilusasti kodus, ei püsi ja ei oota neid lapselapsi, vaid nendel on oma elu, lisaks tööl loomulikult on ja, aga siis nad käivad, ma ei tea, diskool ja siis nad käivad kunstisaalis, eks ole, siis neil on joogalaager ja rahuldust pakkuv elu, et vanemad vanaisad tundub, et oskavad tänapäeval täitsa kenasti seda minatassi täita ja siis võib tekkida see, et ma ei saagi seda, ma ei tea, et vanaisa ütlesid, et seal veebruari lõpus üks reede õhtu on neil vaba, aga eelmised 2 kuud ma ei saa mitte midagi teha, et et kus seda tugivõrgustikku võtta, kui vanemad vanaisad elavad täisväärtuslikku elu aktiivselt. Ja ma mõtlen selles osas niimoodi, et kui on olnud väga head suhted inimestel, siis vanematel oma lastega lapsepõlves ja kui see laps saab täiskasvanuks, sa endiselt oled temaga heades suhetes, siis sul võiks olla see mälu oma enda aegadest, kui raske oli olla väikese lapsega. Väiksed lapsed on tõesti väga erinevad, osad on nii lihtsad ja nende vanematel on väga kerge, nende emad jooksevad tõesti, rinnad pakatavad piimast, aga nendel on tuju hea, nad on välja maganud, kõik on nii hästi. Aga siis nende kõrval on teised väga kurnatud emad, kes pole võib-olla kuude kaupa söönud sooja toitu
Nad ei mäleta enam, mis tähendab soe kohv, nad panevad oma telefoni külmkappi ja otsivad seda taga, sest et nendel see kolmandik uni on nagu nii tükiline. Ja kui võiks mäletada seda rasket aega või kui endal ei ole rasket aega olnud, siis ei tasu seda oma kogemust laiendada, et ju tal ka ei ole seda rasket aega. Ja ma arvan, et üks hea kogenud vanavanemate paar tuletab selle meelde ja tahab pakkuda oma lapselapsele seda, või tähendab oma lapsele seda tuge ja ühtlasi oma lapselapsele tahab pakkuda seda, et siis selle lapselapse vanem ehk siis minu laps saaks ka puhata. Nii et ma ütleks, et kui neil on nüüd ainult diskod, ainult joogad, et see on väga enesekeskne. Tahaks loota, et nii ei ole. Muidugi nii on, et enesekesksust on maailm täis ja ma isegi ütleks, et see ei ole mitte ainult enesekesksus, vaid see on siis ka rumalus, kui sa ei tee ruumi. Sest et oma lapsed on toredad, aga mul endal küll lapselapsi pole, aga öeldakse, et lapselapsed on veel toredamad, sest sa saad kõik need rõõmud, mis sealt võtta on, saad sa kõik kätte, aga sul on kohustusi oluliselt vähem, sest su vastutus on väiksem. Te ei tasu nüüd endale nii suurt rõõmu tekitada vaevalt, et üks disko on olulisem kui üks kontakt lapselapsega, enda lapsega. Sinul on ka selline päris suur vanusevahe lastel. Ma jäin mõtlema seda, et minul on ka suured lapsed on nüüd siis juba 15 ja 12 ja väike on 2,5. Et sellisest vanusevahest tegelikult ei ole nii palju meedias juttu, et minule tundub, et see on väga hea vanusevahe, selline päris suur vanusevahe, kus suuremad lapsed on juba nii suured, et neid saab samamoodi kasutada lapse hoidmises päris hästi. Ma ei taha neile küll väga suurt koormust peale panna, aga nad mängivad juba väikesemaga selliselt poolenisti täiskasvanu positsioonilt. Et kuidas selle torni ära lõhkus, siis see on okei. Nad ei lähe tülli. Ja nad ei lähe tülli, et nad oskavad võtta selles mõttes nagu täiskasvanud, et ehitame siis uue torni ja see ongi mäng, et ta lõhub seda torni ära. Kui ta natuke noorem oleks, siis ta oleks väga kuri, et minu torn lõhuti ära. Et sinul on tegelikult samasugune vanusevahe, et nüüd sul tütar on 9 ja suuremad lapsed on 21, eks ole, ja 28. Kuidas nemad praegu väikese õega suhtlevad? Suuremad poisid siis? Eks nad ikka ju suhtlevad, aga see on kindlasti erinev sellest, kui lapsed on sarnases vanuses. Kui on nii suur vanusevahe, siis tegelikult see väiksem laps kasvab kui üksik laps. Paratamatult. Et need suured lapsed moodustuvad, siis nendel nad on ikka nagu laste allsüsteem, aga nad ei mängi koos ikkagi kui samal tasemel olevad lapsed, vaid nad on ikka natukene nagu hierarhiliselt kõrgemad. Ja sugugi mitte igas peres ju nii suure vanusevahega ei teki, või tähendab, sugugi mitte igal ühel ei teki kontakti. Et isegi kui nad nagu saavad aeg-ajalt kokku ja üksteist kuidagi hoitakse, siis seal ei pruugi ju alati ollagi kontakti, et sellist lähedast sõprust sa mõtled ka juba siis, kui nad oleksid täiskasvanud, on ju? Ja nüüd sõltub hästi palju, kas need suured lapsed ühel hetkel võtavad selle väikese lapse iseenda sisse, sest et nende jaoks on ta praegu kuigi väike tatt tegelikult. Huvitav on küll, eriti alguses on muidugi nagu nii huvitav ja naljakas, aga eriti siis, kui see laps on, ütleme, just nimelt 7 kuni 13, kui ta läheb kooli. Tal on nagu omad mängud, omad tegemised, aga ta ei ole enam ka nagu nii väike ja nii nunnu või nagu nii huvitav. Et kellega kogu aeg oleks vaja tegeleda, jah, siis mul on see veel see mõttes ees, et praegu minu see 2,5 nõuab väga aktiivselt oma tähelepanu suurtelt, muidugi tema jaoks ju õde ja vend on sellised iidolid, on ju, kõige toredamad, et kui vend ja nemad tulevad koju trennist ja kui tulevad veel suurte sõbrad, on ju, see on nagu Stigi jaoks, see on ikkagi täiesti, ma ei tea, kommipood, on ju. Pakub väga palju huvi. Ja ma vaatan nendele suurtele sõpradele ka pakub huvi Stig, paljudel ei ole, vaata nii väikest õde-vende, kes juba käib ringi, on ju, räägib juttu, aga samas on siuke pisike ja nunnu ja teeb nalja, on ju. Et selles mõttes see toimib sellises vanuses väga hästi, aga ega ma ei tea ju, kui nüüd Stig kasvab suuremaks, täpselt nagu sa ütled, et läheb juba kooli ja ta ei vaja niimoodi hoidmist tõenäoliselt kogu aeg ja mängimist. Et tema poolt ma arvan, see
igatsus suurte järgi jääb kindlasti, aga suurtel on sellel hetkel tõenäoliselt juba väga palju omi asju ja nad ei ole enam kodus, nad ei ole kättesaadavad ja nii. Ja siis ongi vaja leida seda ühist kontakti, ühist tegevust ja ei ole paremat asja selle jaoks kui ikkagi ühine mäng. Aga nüüd tuleb leida selline mäng, mis kõigile sobib. No jah, praegu meil ongi kodus see, et meie vanasti mängisime hästi palju oma suurte lastega, aga nüüd on ma tegelikult ise hästi kurb selle üle, et meie kuidagi väga vähe leiame seda aega, kuna Stig on alati olemas. Ja me ei saa võtta lauamängu välja, sest et Stig tassib need kaardid ja need nupud ja need asjad kõik laiali ja natuke kurb on jälle teda panna ka kuhugi ekraani taha, et kuule tead, vaata sina nüüd lihtsalt multikat, et meie mängime siin. Teil tuleks leida teised tegevused, lauamäng tema jaoks liiga vara, aga näiteks piparkokkide küpsetamine. Talle väga meeldib. Ühine tegevus, lumememme ehitamine on ju, et kus saaks tuua kokku, aga see oleks kõigi jaoks selline tore tegevus. Aga kui nad kasvavad suuremaks, siis on see saab juba leida uusi mänge, et siiski hoida nende vahel kontakti. Et siin teie teadlikult tegelikult teete, või kas teadlikult, aga nii poolenisti teadlikult, et lood seda atmosfääri, et pere saaks kõik koos mingeid asju teha, on ju. Kus siis õde ja vennad saavad ka oma vahel niimoodi nalja teha koos ja läbi nalja tegelikult kasvada kokku. Sest midagi ei liida peret paremini kui naer. Kas ma nüüd hüppan täitsa teise teemale, et sinu töö on tegelikult terapeudi töö, sa oled pereterapeut põhiliselt või kas sa oledki pereterapeut ainult või tegeled näiteks ka lastega või inimestega individuaalselt? No pere koosnebki ju ikkagi indiviididest, et kindlasti iga pereterapeut teeb ka individuaalset tööd, teeme paaritööd, aga pereterapeudi väljaõppes ongi tegelemine perega kui süsteemiga. Et hästi paljud sellise psühholoogilise abi suunad on ju individuaalsed, et vaadatakse nii, et kas su mõtlemises, su seisund sõltub sellest, et su mõtlemine on kuidagi kummaline või et kas sa saaksid oma mõttemustreid muuta või et on selline individuaalne nõustamine. Aga pereteraapia vaatab seda, et kuidas on nende inimeste omavaheline mõju ja leiab, et inimeste äng või probleemid tulevad nende suhetest. Et see võimaldab uurida inimeste suhteid, sest sageli on ju ka niimoodi, et näiteks kui lapsel on mingi mure, siis on väga lihtne sõnastada, et lapsel on probleem, aga pereterapeudid vaatavad seda niimoodi, et see lapse just kui probleem või mure võib olla hoopis perekonna sümptom ja selleks põhjus ei pruugi üldse olla lapses, vaid hoopis vanemate omavahelises suhtes. Nii et sageli on pereteraapia hoopis töö vanematega laste juuresolekul või lapse juuresolekul ja kui vanemad omavahelistes suhetes lahendavad ära mingid oma probleemid, siis lapse sümptom, kas või see, et ta ei oska käituda või et ta käitub halvasti, haihtub justkui iseenesest. Et kui sa tooksid ainult lapse teraapiasse, siis lapsega saab teha, eks ole. Meil on ju ka ikkagi, lastega ka tegeletakse, on olemas loovteraapiad, aga sa tegeled ainult lapsega, kui sa seda vanemate omavahelist suhet ei muuda, ehk süsteemi ei muuda, siis ega lapse probleem ju ei kao. Nii et pereteraapia tähendabki seda, et me vaatleme kogu süsteemi koos. Tervikuna. Ja natukene on see nagu detektiivitöö ka tõenäoliselt, mulle tundub, et aru saada, et kuhu need niidid viivad, et mis see tegelik põhjus on. Väga hästi sõnastad. Ja see on selline uurija töö, et sulle tuuakse just kui kandikule üks pere või pere ise tuleb ja siis sa hakkad uurima. Sul on nagu antud luba küsida, uurida suhteid ja vanemad mõnikord nii väga tahaks, et ei ikkagi. See üks on probleem või üks inimene on meist probleemne, et palun tehke tema korda. Ja selle pereteraapia on selline süsteemne ja ta ütleb niimoodi, et see üks inimene võib mõjutada kogu süsteemi ja samas siis, et muutus süsteemi ühes osas võib tuua kaasa muutuse kogu süsteemis, et me ikkagi tahaks näha kogu süsteemi. Aga kas vahel on ka nii, et näiteks tuuaksegi laps, kellel on nii-öelda mure on ju, lapsevanemad ju ise ei arva, et nendel on mure ja sina näed seda, aga et kas nad siis, kui sa juhid tähelepanu, et probleem on hoopis võib-olla nendes, aga kas on ka nii, et nad ei ole siis valmis sellega tegelikult tegelema? Jah, on vastus on ju. On, nii et mis sa siis teed? Kuidas sa siis,
ei lase neid ju lihtsalt uksest ära ja sa mõtled, et noh, niimoodi nad nüüd elavad edasi seal, et nii saaks ju selle lahendada, et kuidagi tirid tagasi nad. Jaa, no nüüd me süüvime juba, eks ole, pereteraapia sisusse, et kuidas seda teha. Et ma arvan, et pereterapeudi töö on hästi loov töö, lihtsalt selle vahega, et, et me ei joonista või ei etle, aga see on loovus, et kõigepealt sa pead aru saama, mis seal süsteemis toimub, just nimelt selliste uurivate küsimuste läbi ja siis on hüpoteeside püstitamine, eks ole, et mis siin võiks olla sellist, mis seda mingisugust probleemi üles tekitab ja siis on vaja tekitada pereliikmetes huvi. Et see on motivatsiooni teema, et kuidas tekitada nendel huvi iseenda süsteemi toimimise vastu, mitte et mina kuskilt hierarhiliselt kõrgemalt positsioonilt ütlen, et ja nii, rahvas, teie probleem ei ole üldse mitte või teie probleem ei ole mitte teie lapses, vaid teid enestes, vaid lihtsalt niimoodi uurida ja viia inimesed ise selleni nagu küsimuste teel, et nad hakkaksid mõtlema iseenda suhetele ja hakkaksid aru saama enda mõjust. See on midagi, milles me inimestena ei ole üldse väga tugevad. Et aru saada, milline on minu käitumise mõju minu partnerile, lastele, meie kui vanemate allsüsteemi või meie, eks ole, kui vanemate mõju oma lastele, milline on minu enda seisundi mõju, näiteks kui ma olen kas depressiivne või ärev. Ma võin mõelda, et ma suudan mingisuguseid oma seisundeid või oma rahulolematust enese sees hoida. Ma võin niimoodi mõelda küll, aga mu lapse käitumine näitab hoopis midagi muud. Tegelikult me seda ei suuda või et kui meie vanematena omavahel riidleme, et mis see laps on nii väike, see teda ei mõjuta. Aga kuna lapsed on nii tundlikud, eriti esimeste eluaastate jooksul, et sageli laste sümptomid nii selgelt peegeldavad vanemate omavahelist suhet, vanemate kummagi vanema eraldi nagu neurootilisuse taset, et kui ikkagi on selline kõrge neurootilisuse tase ja vanemad omavahel riidlevad või kritiseerivad, isegi halvustavad, siis ei tasu olla väga üllatunud, et lapsel on ühel hetkel sümptom. Ja mida siis ma arvan, et pereterapeudi vast kõige suurem väljakutse ongi äratada kogu peresüsteemis uudishimu. Ja uudishimu on mitte selles mõttes, mitte halvas mõttes uudishimu, eks ole, et ma tahaks midagi nuhkida, aga selline eluterve huvi, et kuidas me toimime ja milline on meie mõju. Ja milline on minu enda seisund, miks ma mõtlen nii, nagu ma mõtlen, miks ma tunnen nii, nagu ma tunnen. Ja siis tulebki, eks pereteraapia ei tegele, kui ainult mitte ka selle ühe paariga, eks ole, või nagu lapsega, siin on 2 põlvkonda, aga sageli me võtame mängu ka 3. põlvkonna, sest et see, kuidas vanemad mõtlevad ja tunnevad, võib olla hoopis nende laiema peresüsteemi mõju, et ma käitun nii sellepärast, et meie peres on alati niimoodi käitutud, eks ole, et alati kui on stress, siis ma lahendan stressi sellega, et ma kas vaikin ja ei räägi, sest et niimoodi ju, eks ole, niimoodi ju mehed teevad või ma alati lendan pudrunui käes peale, sest et niimoodi on ju, kuidas naised teevad näiteks meie peredes. Ja milline on selle mõju nüüd meil vastastikku, kas on olemas teisi reageerimise mooduseid? Ma kuulan sind ja mõtlen, et sina oled ju seda kõike õppinud ja tead, vaata, oskad näha neid, miks inimesed niimoodi käituvad. Et kas sul on hästi lihtne elu, tahama küsida selles mõttes, et sa tead kogu aeg mingis situatsioonis, et miks sinuga rääkiv inimene, ta praegu just niimoodi käitub. Või tead igasugustes olukordades, kas koolis või tööl või kodus, kaaslane või laps või ema või isa, sa kogu aeg, kas astud kogu aeg niimoodi sammu tagasi ja mõtled, ta teeb seda ju sellepärast, et nii. Ja kas sa siis oskad ka ise veel õigesti reageerida? Tähendab, kas sinu amet aitab sind sinu elus tegelikult või sa päriselt ise ei oska nendes situatsioonides niimoodi kogu aeg diagnoose panna või siis ka käituda õigesti?
Ma tahaks nagu arvata, et keegi meist pereterapeutidest üldse diagnoose ei pane, et me just nimelt neid diagnoose katsume väga vältida. Nii et diagnoose ma usun, et valdav enamus, veel psühhiaatrid, kes peavad neid diagnoose panema, jah? Et psühholoogilise hingeabiteenistus diagnoose ei pane. Nüüd küsimus, võtan selle kõigepealt nagu suuremalt, et kas üldse siis hingeabi andjatel, kas neil on oma elu kergem? Vastaks, et nii ja naa. Et loomulikult seda tööd tehes väga raske on ju välja lülitada oma teadmist. Aga olles inimene, siis et nagu nendest teadmistest ei ole iga kord kasu, sest et meil on nagu mingid asjad, mida me kutsume automaatsed käitumised. Ja automaatne käitumine ma võtan siis ka sellise pika vastuse, jah? Võtame selle käe kui sümboli meie ajust. Ma teen nagu hästi primitiivse sissevaate aju toimimisse. Tuletame, et see käsivars on nagu ajutüvi ja siia ajutüvesse on meil sisse kodeeritud automaatsed sellised reaktsioonid, mis käivituvad ohu korral. Need on meil samasugused nagu loomadel. Ja loomadel on see, kui on ohu olukord, siis sa kas põgened, tardud, mängid surnud või põgened. Ja, loomad ei mõtle selle üle, ütleme, kui jänes on hädaohus ja tiiger teda jälitab, siis jänesel ei käivitu mingid kognitiivsed protsessi, vaid ta instinktiivselt hetkeks tardub, vaatab, kui tiiger on kaugel, siis on targem põgeneda, kui tiiger on tulnud liiga lähedale, siis ma parem tardun, ma teen niimoodi, et äkki ta mind ei näe, on ju. Kui ikkagi nägi, siis veel katsun jänesena põgeneda. Kui nüüd algab jälitamine, ma võitlen oma elu eest, ma jooksen eemale, aga ühel hetkel, kui tiiger kätte saab, siis on kõige mõistlikum on uuesti tarduda. Et seda kutsutakse dissotsiatsiooniks, et sa justkui nagu perifeersetest kehaosadest, käpakestest ja kõrvadest veri läheb niimoodi, et need haavad, mida ma saan, ma ei jookse verest tühjaks, vaid et läheb siseorganite elus hoidmiseks. Ja kui ikkagi surm tuleb, siis eks ole, enne seda on targem minestada, ikkagi täielikult juba dissotseeruda, et siis on ka kergem. Aga mõnikord on ju niimoodi, et kui sa mängid surnud, siis tiiger või hunt laseb selle jänese juba hambust, mõtleb, et nii, see on nüüd nagu surnud saak, et korraks puhkan jalga. Ja mitugi ju hiirt on ära jooksnud kassi käest, kes on olnud hambus, ja tegelikult ta ei ole saanud viga just nimelt sellepärast, et see tardumise reaktsioon on teda aidanud ja siis ta saab põgeneda. Ja? Inimestena siin meie selles ajutüves need reaktsioonid on samamoodi. Et lihtsalt meie põgenemine on sageli kas passiivne või nagu, kas ma aktiivselt tõesti nagu lahkun konfliktsest olukorrast või ma jään nagu kohale, aga ma lihtsalt nagu väldin kontakti, ma lähen kilpkonnana kilbi alla. Siis on variant see, et ma alistun. Ja variant see, et ma seisan iseenda eest, oma tõe ja õiguse eest ja mõnikord nagu kas verbaalselt, agressiivselt või ka füüsiliselt. Et need reaktsioonid on meis kõigis olemas, käivituvad siis, kui limbiline süsteem ehk see koht, kus meil tekib emotsioon, see annab signaali. Ja see tuleb signaal see, et ohtlik. Ja siit tuleb, et ma vihastun ja siis tulevad hästi kiiresti reageerime siit ajutüvest. Aga meil inimestena on nüüd nagu siin selle limbilise aju peal korteks ehk eesajukoor, kus on peidus loogiline mõtlemine, süntees, analüüs, huumorimeel. Meie siin sinuga praegu just siit suhtleme siit korteksist. Ja nüüd ongi see, et kui meil käivitub, või kui meid käivitab mingi tugev emotsioon, kas me oleme hirmunud, vihased, mingi tohutu kurvastus, ühesõnaga meil mingi stressi olukord tuleb, võt siis meil inimestena lööb selle korteksi siit pealt ära, nagu multifilmis, eks ole, et pea lendab ära ja me ei saa enam käitutud niimoodi rahulikult, analüüsivalt, et ma mõtlen, mis ma nüüd teen. Tastun sammu kõrvale, mõtlen rahulikult. Ja siukse stoiku positsiooni, et ma rahulikult käitan, vaid korteks hüppab ülesse, limbiline süsteem annab see on nagu tuletõrje alarm, mis läheb peale,
oht ja see oht ei pruugi olla, eks ole, tiiger, see võib olla sinu partner, kes tuleb sinuga riidlema, sest et teie mingi kas väärtushinnang on olnud erinev või mingisugune isiksuse omadus, sina tahad olla praegu mõnusalt, lesida laisalt, aga tema on nagu hüperaktiivne ja hüppab sulle peale. Et meil see limbiline süsteem ütleb oht ja see partner tundub ohtlik ja siis käivituvad meie automaatsed reaktsioonid, mis siis võivad olla meil õpitud kas oma endaga lapsepõlves, sest et niimoodi minu lapsepõlves minu vanemad käitusid. Või nagu on erinevad põhjusi ja miks see võib käivituda. Ja mis ma tahan öelda on see, et ega siis, kui keegi on pereterapeut, ega see ei tähenda seda, et me oleme kaitstud sellest, et meie korteks ei plahvataks aeg-ajalt, sest et see limbiline aju ütleb, et on oht. Ja võib-olla me suudame olla nagu rohkem, mida rohkem oleme enda protsessidest teadlikud, siis me ei ole nii reaktiivsed. Vaat see sõna, mis on see reaktiivne, et ma reageerin, enne kui ma teadlikult mõtlen, kuidas ma võiks reageerida. Sest et lastel, eks ole, see korteks ju veel üldse hästi ei töötaks ja nemad lihtsalt reageerivadki. Tuleb signaal ja nad kohe reageerivad siit. Eks ole, kes ütleb, ma mängigi, kõik on pekkis või, eks ole, äsab kellelegi rusika või jalaga või hammustab. Aga me ei ole kaitstud, meie korteksid ei ole kaitstud, aga nagu mida rohkem me teeme tööd iseendaga ja see ei kehti ainult terapeutide puhul, vaid täiesti tavaliste inimeste puhul, et mida rohkem oleme teadlikud iseenda nendest automaatsetest käitumisreaktsioonidest, et ma pigem kas kompenseerin üle ja ma olen rohkem selles ründavas positsioonis või ma pigem olen konflikti ja stressi olukorras see, kes tahab tõmbuda kilbi alla ja oodata, et läheks asi üle ja siis ma tulen välja. Mida rohkem oleme teadlikud, seda paremini töötab meie korteks. Kas siis, kui sa oled teadlik nendest asjadest rohkem, kas neid põhiasju, täpselt neid reageeringuid, et näiteks mina reageerin alati nii, et tõmban, ütleme, endasse või vastupidi, alati ründan. Kas neid saab, olles teadlik inimene ise siis natukene reguleerida, on ja, et ma siis oleksin rohkem avatud suhtlemisele, ei oleks seal kilbi all või vastupidi, et ma ei ründaks nii tihti, on ja. Aga kas sa oled näinud, et kas täielikult saab ka muuta? Ma mõtlen võib-olla need ründajad, kas nad saavad ka või on see nii, et see on tegelikult tema omadus elu lõpuni ja ta võib-olla suudab seda veidi rohkem kontrollida, aga et kahjuks nii jääbki? No, ega eesmärk ei olegi ju saada ideaalseks inimeseks. Selle jaoks, et olla imeline inimene, ei pea olema täiuslik inimene. Ja sellepärast ongi tore tegeleda just nimelt süsteemiga, perega, kõigiga koos, mitte ühega, sest sa võid öelda nii, aga kuule, istume rahulikult sinuga teraapia situatsioonis, arutame läbi, inimene ütleb, vaat minu automaatsed käitumisreaktsioonid on sellised, et stress tõuseb, ma alati muutun kilpkonnaks, on ju või. Ja siis tal on nii lihtne tal öelda, kuule, aga et aga ära ole teistmoodi, on ju. Või vastupidi, ära ole nagu tiiger. Et ole rahulik, mis sa lähed kohe. Ja kui see on ainult, see töö toimub selle inimesega, siis ta on ju teraapia situatsioonis rahulik. Aga nüüd, kui ta saab partneriga kokku ja partner ei muutu ja partner ei ole sellest teadlik, siis partneritel, meil on ju suurepärane oskus tegelikult trigerdada teises. Me teame, kus on need Achilleuse kannad. Me teame, kus on teise konna silmad. Me astume sinna peale, mõnikord ka meelega. Ja me ikkagi käivitame teises need reaktsioonid. Ja muidugi ja siin on küsimus, kas me käivitame või inimene käivitub. Ehk et vahel on ju ka nii, et inimene teises mingid asjad seda tiigrit siis käivitavad, aga see kilpkonnakene näiteks ei olegi üldse teadlik, et tema need asjad käivitavad nüüd seda tiigrit, on ju. Ja, et me võime vaadata, et elu on lineaarne, et on üks põhjus ja tagajärg ja üks käivitab teist. Aga tegelikult elu ei ole lineaarne, vaid on tsirkulaarne, et see protsess, kuidas paar üksteist käivitab, et see on nagu tants. Terapeutidena tihti räägime tantsust ja tantsus on mõlemal oma osa ja sellepärast on neid palju ägedam võtta koos, et uurida seda tantsu, et nad oleksid uudishimulikud, et mis mina teen. Meil tuleb mingi stressi olukord, mida üks teeb, mida teine teeb, missugused sammud me astume, sest et sageli paarides tants. Et see ei ole see, et neil on 30 tüli kuus, kõik on erinevad. Ei, tegelikult on enam-vähem üks ja see sama tüli, mis kordub 30 korda kuus, sest et kõik võtavad sisse oma positsioonid
et näiteks tiiger läheb rünnakule, kilpkonn läheb kilbi alla, siis tiiger natukene aega, eks ole, koputab ja märatseb kilbi ümber, tiiger läheb marru sellest, et kilpkonn istub kilbi all, sest et tema tahaks asjad ära klaarida. Temal ainult nõuab, eks ole, et tule vaitsid kilbi alt välja ja siis me saame asjad klaariks, temal on see vajadus. Kilpkonn mitte mingil juhul ei ole nõus kilbi alt välja tulemas, et see on nii ohtlik, kui ta satuks. No, ta süüakse ju ära kilpkonna poolt või selle tiigri poolt. On ju. Tema mõtleb, et tema tuleb välja ainult siis, kui tiiger on maha rahunenud. Ehk kilpkonn sellega, et ta istub kilbi all, kütab üles tiigrit ja vastupidi, kuni ühel hetkel võib juhtuda, et tiiger väsib, ta ei jaksa, muutub ise kilpkonnaks, ütleb, et see on lootusetu ja siis on meil 2 kilpkonna suhe, mis siis lõpeb varem või hiljem stagnatsiooniga, nad ei pruugi lahku minna. Nii et selles mõttes, et neid mustreid on väga huvitav uurida. On huvitav uurida seda, mis toimub paariliste vahel, milline on nende 2 vaheline muster ja tants, aga ma arvan, et kummalgi paarilisel on huvitav uurida ka seda, milline on nagu minu ja minu vanemate muster, et minu mustrid on tekkinud ju sellest, kuidas minu vanemad mind hoidsid, kasvatasid ja millised olid nende omavahelised mustrid. Ma ju kuskilt seda õpin. Nii et see on nii huvitav, see on lihtsalt nii huvitav. No ma tahan küsida, et kes sina oled sellistes konfliktsituatsioonides, kas sa oled kilpkonn või sa oled tiiger? Ma arvan, et me kõik valdame kõiki. Ma arvan, et mina pigem mingites olukordades olen tiiger ja lähen ikkagi lahendama, aga on ka kindlasti teatud olukordi, kus ma ütlen, et las läheb mööda. Et meil on huvitav teada iseennast, et me keegi ei ole niisugune nagu puhast. 100% tiiger. Aga me kaldume rohkem millegi poole ja ma ütleks, et kui peaks valima, siis mina olen pigem tiiger. Ja nagu ma sinu jutust aru sain, siis ongi nii, et vist erinevates situatsioonides või erinevates ka kontekstides, erinevate inimestega, erinevates kohtades võib üks ja sama inimene olla siis kas rohkem tiiger on ju või rohkem näiteks kilpkonn on ju? Jah. Et näiteks kodus võib-olla oled selline tiiger, et lase aga olla, aga tööl oled kilpkonn näiteks. No näiteks võib olla nii, et lastega sa julged peale hüpata ja nõuad ja kritiseerid, kamandad, kontrollid, kaagutad, et sa oled selline rohkem ülekompenseerija ja samas oma partneriga võid olla just vastupidi väga alistuv. Et oledki nagu jänes, kes tardub ja ei julge midagi teha ja tööolukorras võid olla hoopis vältiv, siis see kilpkonn, kes mõtleb, et ma ei julge nagu midagi teha. Nii et ega meie kõigi ajutüvedes on need kõik 3 sellist automaatset käitumisreaktsiooni kindlasti olemas. Kui ma sinu kohta lugesin, siis ma vaatasin, et sul on üks väga huvitav selline, ma ei oskagi öelda, kas see on koolitus või selline, sa oled kirjutanud raamatu naiste arhetüüpidest. Et seal on erinevad 4 põhilist arhetüüpi, et loomulikult keegi ei ole samamoodi, nagu praegu rääkisime tiigri ja kilpkonna kohta, et keegi ei ole 100% tõenäoliselt üks. Aga kust sul selline mõte üldse tuli? Nüüd sa avad nagu Pandora laeka, kus on tuleb pikem podcast. Pikem podcast ja et minu huvi oli sellest, kui ma hakkasin lugema meeste arhetüüpide kohta. Et on üks meeste arhetüüpidest kirjutatud raamat, kuningas, sõjamees, maag, armastaja, teekond küpse mehelikkuse lätetele ja seal on just nimelt seda, et igas mehes on need 4 arhetüüpi olemas. Ja milline naine meist ei tahaks, eks ole, et meie mees oleks nagu kuningana, nagu enesekindel, eks ole, et ta kaitseb oma kuningriiki ja on tark, eks ole, teab, kuidas seda pidada, et saadab sõjamehe emotsioonitult kuningriigi piire kaitsma ja ta jaksab tõesti teha tööd ja samas on tal sees see sisemine maag, kes on nutikas, kes oskab asju lahendada ja siis armastaja, kes oskab elu nautida. Ja ma sealt tekkiski mul küsimus, et aga mis selles süsteemis vastaks mehele, mehe arhetüüpidele. Ja kuna seda ei olnud maailmas veel olemas, siis ma leidsin, et selle ma võin küll ise teha, sest mul hakkas kohe niimoodi jooksma, et iga naise sees on selline elurõõmus, muretu tütarlaps, lustlik, naiivne, usaldav, mis on kõigis sees sensuaalne, seksuaalne, mahlane armastaja, mis on kõigis sees hooliv, puhtust hoidev, rahulik perenaine, mille sisse kuulub siis omakorda ema ja meis kõigis on kuninganna,
siis väärikas, kes teab oma väärtust, kes julgeb ennast väljendada. Ja me kõik, see on nagu ürgnaise kood ja siis see on see, mis meid kõiki naisi omavahel ühendab. Aga nüüd meil igas ühes, ega kelleski ei ole see 25, 25, 25 ja 25, vaid iga naine on erinev, tema arhetüübi kokteil on erinevates eluperioodides, näiteks kui me oleme emad, siis selge see, et see perenaise arhetüüp on domineeriv. Ja need arhetüübid on omavahel seotud, et just nimelt siis, kui perenaise arhetüüp saab domineerima, siis kas meil on jaksu olla tüdrukud ja armastajad. Aga iga arhetüübiga saab minna üle võlli, teda võib olla liiga palju või siis me kaotame kontakti selle arhetüübiga. Kas sa vahel vaatad ka, kui sa lähed uude seltskonda, vaatad, et see on küll päris kuninganna või niimoodi, mõtled nagu, et tema tuleks nüüd, ütleme, talle võiks juurde anda, et kui ta ise tuleks küsima, et siis sa ütleksid talle, et leia endas natuke seda tütarlapselikust ka näiteks. Eks ma ikka ju näen, aga mõtlen, mina ei tegele oma elus sellega, et ma peaksin kogu aeg käima ja analüüsima. Ma teen seda, see on nagu selge ikkagi vahetõmbamine töö ja elu vahel, et ma teen seda siis, kui mulle makstakse, kui ma teen oma tööd, aga oma isiklikus elus ma sellega küll tõesti ei vaevle ja ei vaevu seda tegema, et ma kogu aeg inimesi analüüsin, milleks ma lihtsalt elan. Ma olen tavaline inimene, kes teeb tavalisi vigu, kes ise käivitub mingisugustele asjadele, kes ka võib solvuda, et ega siis ükski pereterapeut. Ma ei ole, vabandust kolleegid, kui te juhtute kuulama, meist keegi pole täiuslik. Ei, muidugi ei ole. Lihtsalt vahel on niimoodi, et ma toon paralleele enda peas sellega, et näitajatel näiteks on vahel nii, et mingisse võõrasse seltskonda minnes, siis automaatselt teiste ootus on see, et tema nüüd näiteks teeb nalja või peab esinema, või siis muusikul, ütleme ka mingis peo kontekstis võidakse öelda, et laula, ühesõnaga, et vahel on niimoodi mingite ametitega, ja arstidega, ma arvan, on ka nii, et tegelikult inimesed erinevates hetkedes imbuvad neile külje alla ja tahavad nagu nõu saada. Et see tegelikult on täiesti mõistetav ja arusaadav ka, et ma ei tea, kas sina oled seda ka kogenud, et tegelikult, tegelikult see ei ole üldse ju pahatahtlikult, et see on nii, et teatakse, et sa see oled, et äkki sa oskad midagi tarka siin praegu öelda, Aga kuidas sa sellesse siis suhtud? Sa pigem ikkagi siis aitad või ütled, et pane aeg ja ma olen peol praegu? Ikka, jaa. Ikka muidugi seda mõnikord keegi küsib, aga milleks? Aga siis räägime nendest arhetüüpidest veel, et kas elu jooksul need erinevad arhetüübid, eks ole, ühes inimeses muutuvad, ka et see ei ole ju selline seisev asi, et kogu aeg minus on olnud näiteks, ma ei tea, väga palju tütarlast ja väga vähe kuningannat, et nii ongi, või erinevates elu etappides, eks ole, näiteks saades emaks on ju, see perenaise osa suureneb on ju, ja siis võib-olla asjad muutuvad, et tähtis on, kas on nii, et tähtis on hoida, enam-vähem püüda hoida kõiki neid tasakaalus? Ma arvan, et meil on naistena väga raske, kui me oleme kaotanud kontakti mingi arhetüübiga. Ja ma arvan, et meie partneritel on raske, sest et nad hakkavad millestki puudust tundma. Eks kui me ikkagi ise kaotame kontakti oma tüdrukuga, siis me kaotame lusti, rõõmu, mängulisuse ja mulle tundub, et selleks, et elada eluterve naisena kõrge vanuseni, meil on vaja seda lustimis, mängu, oskust, elurõõmu. Kui me kaotame kontakti armastajaga, sest armastaja ei ole ainult seksuaalne arhetüüp, vaid see on üldse nautimise arhetüüp. Seks on üks osa naudingutest, aga igas eluperioodis ei pea ju ilmtingimata olema, aga väga seksimaias või ka vanemaks saades väga paljudel naistel pole enam seda isu, aga see ei tähenda, et nad kaotavad ära armastaja, et see on see mõnulemise energia, see, et ma võtan aega mõnuleda. Mõnuleda võib ju hoopis mingi muu põhjusel ka, kui seda on seks, on ju. Kui ei ole kuninganna energiat, siis kui me ei suuda iseenda ees seista, kui me ei suuda öelda ei, kui me ei suuda kaitsta oma piire, see on väga raske olla, on ju, siis meid ei austata. Ja kui me ei suuda olla perenaised ja perenaine ei ole see, et mul on plekitu köök ja kõik on alati nagu viksitud ja viigitud ja et mul on kotletid tehtud ja kõik on korras, vaid see on rohkem selline sisemise rahu, sisemise puhtuse, iseenda harmoonilisuse
arhetüüp, et kui me millegagi kaotame kontakti, siis kas meil endil on raske või kellelgi teisel on meiega rasked. Ja siis me satumegi nendesse variarhetüüpidesse, kui meil on midagi kas liiga palju või midagi liiga vähe ja tihti on see just nimelt, kui on see perenaise ja kuninganna arhetüüp või tähendab, kui on perenaise arhetüüp on liiga võimas, et see ongi sellel perioodil, kus sa oled väga perenaine ja kui seal kõrval on nõrk kuninganna, kes ei kehtesta oma piire, kes lasebki niimoodi, et teised sõidavad sisse ja ma ei seisa iseenda eest, siis sa perenaisena võib juhtuda see, et sa väsid väga ära, sa oled nii kurnatud ja sa kaotad siis oma elurõõmu, sa kaotad kontakti siis tüdrukuga, nii et sa lähed nagu, perenaine läheb üle võlli, teda on liiga palju, kui eluterve kuninganna ei kaota või tähendab ei toeta seda ja sa oled, kui kuninganna on liiga nõrk, siis sa kukud tütarlapse arhetüübist välja sellest elutervest diapasoonist ja sa kukud sinna, ma olen nendele üle võlli ja ala siis variarhetüüpidele leidnud just muinasjuttudest sobivad nimed, et sa kukud siis tütarlapse arhetüübist välja sellesse inetu pardipoja rolli, kes enam ei jaksa õhata, et kui tore on elu, eks ole, et elu on elamist väärt, ükskõik, kas ma olen ka saanud vanemaks või ma olen jäänud haigeks või midagi on juhtunud, et ma kaotan selle rõõmu ja kui me kaotame ära tütarlapse arhetüübi, siis läheb armastaja arhetüüp ka, sest et kui meil ei ole seda lusti ja rõõmu, siis me ei suuda ka nautida. Nautida sa suudad siis, kui sul on tütarlapse arhetüüp all. Nii et kui üks läheb rivist välja, siis tegelikult meil lähevad ka teised rivist välja. Nii et see on meil nagu selline natukene ühendatud anumate süsteem. Ja ma arvan, et me ei saa öelda, et mina olen ja selline naine, et minus midagi ei olegi, et minus tütarlast ei olegi või minus kuningannat ei olegi. Meis on kõigis nad olemas, lihtsalt neid on kas siis liiga palju, seda on üle võlli või mingil põhjusel ma olen kaotanud temaga kontakti. Ja ei ole mingit põhjust, sest kõik need 4 arhetüüpi on ju niivõrd mõnusad, nad on nii olulised. Ja nagu küsida meestelt, siis nagu iga mees ütleb, et mina tahaks kõiki neid eluterveid ja paluks ilma nagu kõrvalnähtudeta on ju. Aga muidugi ka meestel erinevas vanuses, mis sa räägid noore 20-aastase mehega, et ta vajab perenaist, ei vaja veel. See on selge, et ta on nagu tüdruku ja armastaja jahil ja see eluterve kuninganna, eks ole, kui on selline ikkagi huvitav naine, intellektuaalselt stimuleeriv, inspireeriv, oma piirides seisev, loomulikult on ka see asja osa, perenaine ei ole üldse sel hetkel väga intrigeeriv, aga kui sa oled juba, ütleme vanem mees, siis on küll oluline, et on perenaise arhetüüp olemas, kes ikkagi ühel hetkel kas kanasuppi keedab või su palutavale seljale ibuprofeeni peale määrib. Ja võib-olla see armastaja ei olegi sel hetkel nii oluline, kuigi ikka on oluline, tahaks, et ta oskaks ikka veel nautida, ma ütlen, see ei pea olema nagu enam seksuaalne, vaid lihtsalt selline nautiv ja mõnulev, nii et ma arvan, et selle üle tasub mõelda, et leida iseendas optimaalne tasakaal, mitte 25, 25, 25, 25, aga just, et see, mis on see minu isikupärane kokteil ja katsuda ikka neist igat ühte oma päevadesse tuua. Ei pea olema igas päevas, igas 4, aga kui ikka juba kuu aja jooksul sa vaatad, et midagi minus üldse ei ole, siis tasub endale otsa vaadata ja oma teadlikkust tõsta ja vaadata, kas mitte minu need, nagu selle käe tagasi tuues, et kas mitte need minu automaatsed käitumisreaktsioonid, et ma kas väldin midagi või ma olen läinud liiga tigedaks, kurjaks kätte ära, kas see ei kajastu kuidagi minu elutervetes arhetüüpides ja minu variarhetüüpides. Kas sa vahel endal oled ka avastanud, et oot, ma olen nüüd kaldunud sinna ja tirime ennast tagasi? Ja, minu elukaaslane mõnikord ütleb, et kus see tütarlaps nüüd kadunud on? Ma pole teda juba tükk aega näinud, kui on mingisugune raskem periood, kus tahaks nagu öelda Astrid Lindgreni sõnadega, et elu on üks hädaorg, ära surema peab kord ja siis mullaks saama, et sa oled kuidagi selline väsinud ja tülpinud ja kõik tundub selline mõtetu ja tundub, et kõik on untsus. Ja siis kuuladki teda ja ütled, õige ja nüüd tõesti, tuleb muuta. Kus see tüdruk kadus, mis juhtus ja siis tulebki analüüs, eks ole, mida ma saan iseenda jaoks teha. Tüdruk üles otsida. Ja kas kuninganna on äkki liiga nõrgaks jäänud, et pole nagu
kaitsnud oma piire või vastupidi, ma olen ära kaldunud sinna jääkuninganna positsiooni. Ma arvan, et see on selline mänguline teooria, et siin ei ole nagu teaduspõhise psühholoogiaga midagi pistmist, see on pigem teeb lihtsalt piltlikult nagu selgeks tegelikult või aitab mõista võib-olla inimesel või kuulajal on ja. Ja see on selline mänguline moodus endale otsa vaadata, aga muidugi arhetüüpidest on tegelikult rääkinud juba psühholoogia isa ehk siis Carl Gustav Jung on rääkinud arhetüüpidest ja variarhetüüpidest, nii et nad ikkagi kuuluvad psühholoogia nagu kullavaramusse kindlasti. Kuidas sa ennast laed? Ma ütleks märksõnad on loodus, loovus, aeg iseendale ja rõõm. Rõõm on väga tähtis ja uudishimu. Ma olen väga uudishimulik endiselt nii enda suhtes kui elu suhtes. Et mind tõesti huvitab, kuidas elu toimib ja ma olen saanud endale siis valida sellise töö, et mul on võimalus elu uurida. Ja nagu ma enne ütlesin ka juba, et selleks, et elu oleks imeline, ei pead olema täiuslik. Ja mind aitab just nimelt selles, et ma huvitun elust, ma huvitun teistest inimestest, aga eelkõige ma huvitun iseendast ja ma rõõmustan. Ja ma katsun rõõmustada ja tunda neid häid tundeid ülekehalistena. Et võib-olla võtakski selleks lõpumõtteks selle, et kui me tunneme hirmu või viha või ärevust või pettumust, tunned ülekehalisena, eks? Kindlasti. Vihane. Kindlasti. Jaa, on ju. Nagu rusikad lähevad justkui nagu punaseks, on ju, või sa keed üle keha. Aga kas sa positiivseid tundeid, rõõmu ja tänulikkust, vaimustust, lõbustatust, oskad ka üle keha tunda? Tahaks nagu öelda, et jaa, aga kindel ei ole ju. Ma arvaks ikka, et ta on nagu soe ja mõnus on ju. Või naer on ju, lähebki nii üle keha, vaata. Kui sa suudad naerda. Eks ole, kui tütarlapse arhetüüpi on nii palju elus, et sa suudad naerda. Ja väga paljudel inimestel on niimoodi, et ma tean, et ma peaks olema tänulik. Nagu mõistusega ma tean, et ma peaks olema tänulik, aga tegelikult südames tänutunnet ei tunne. Ma tean, et ma peaks olema rõõmus. Et elu on tegelikult ju täitsa tore, aga ma ei tunne praegu seda rõõmutunnet. Ja mina laen ennast sellega, et ma püüan neid positiivseid tundeid kogeda ka ülekehalistena. Selleks on vaja võtta aega või ka see sisemise rahu tunne, eks ole. Ma tean küll, et võiks olla rahulik, aga ma ei tunne tegelikult kehas rahu, sest ma tunnen ülekehalisena kogu aeg ärevust. Elu kannab meile selliseid raskeid, negatiivseid olukordi tegelikult kandikul ette. Me ei pea suurt midagi tegema. Sa võid istuda rahulikult oma tugitooli maha ja küll elu selle eest kannab hoolt, et sa tunneksid viha, hirmu, kadedust, kurbust, süüd, vastikust, häbi. On ju, elu aitab. Aga selleks, et tunda sellest positiivsest spektrist, sellest mõnusast, peab olema ise loov. Peab neid endale sel hetkel ellu, kui võib-olla elu neid sulle ei kanna, neid peab ise looma. Või sel hetkel, kui ka elu ei too rõõmu, siis ega see ei peagi olema selline eufooriline rõõm, et ma nüüd iga päev katsun leida seda rõõmu ja ma nagu tantsin, laulan, kilkan ja kuidagi nagu eufooriliselt rõõmustan. Ma on rõõm väikestest asjadest, tänulikkus elementaarsetest asjadest, sest et me unustame selle sageli. Ja siis ma katsun seda teha niimoodi, selleks peab võtma aega, et ma nagu hingan selle oma kehas laiali. Selle rõõmu, et ma sain täna hommikul magada, mul oli aega. Et tegelikult ma olen 50, aga näed, ma olen täitsa hea välja, vaatan ennast peeglist, mõtlen, on täitsa, vaatan praegu üks toredamaid inimesi, keda ma tean. Et mul on mingi põnev raamat. Ma saan minna tööle, ma saan minna tegema seda, mis mulle meeldib. Mul on head sööki. Ma olen tänulik selle üle, mul on pere, ma olen terve, ma ei ole praegu haige. Ja võt selle tänutunde sisemise rahu rõõmu ma elan niimoodi ülekehaliseks ja niimoodi ma ennast loon ja siis ma lähen metsa jalutama. Väga ilusad mõtted. Aitäh sulle, Katri!